tere, mina siin Toiri. Mul ei ole üldse praegu pangakonto peal väga veel raha, aga vaadake, kus ma olen. Mul on jälle uus töökutid, jee! Siukest elu ma olengi väärt, on ju. Ehk siis jutu point on see, et jälle minu liigne enesekindlus maksis mulle kätte. Girl, I can't lie. And like a you watch her back it up. She do that that's what's up. Right after we fuck. Tere tulemast tagasi mu kanalile, kui sa oled esimest korda, siis tere sulle ka. Aga täna ma alustan enda videot natukene teistmoodi. Näitan vahelduseks midagi muud ka peale teerulli, töötunkede ja enda sitase näo. Koht, mida te enda ees näete, on mingi suvalise inimese tagaaed. Täpselt, ta on enda tagaaiast pannud siukse asja püsti ning rendib seda nüüd välja ning ehk siis enjoy, vaadake, tema kutsad jooksevad seal ringi, väike puumajake ja värgid, särgid. Tere tulemast tagasi mu teerulli. Ma olen nüüd siin firmas jälle tööl, selles samas firmas, kus ma kõige esimesena tööle sain, katsetasin ning
proovisin üldse teerulliga sõitma õppida. Ja ma tulin seda tagasi lihtsalt sellepärast, et mul oli vaba aeg ja ma ootasin teistest töökohtadest vastuse. Nad ütlesid mulle, et seal läheb aega. Ja mulle helistati siit, et tere, hei, kas sa sooviksid tulla siia jälle? Mul oli mingi davai, teeme muidugi paar päeva ära. Ma olen siin 3 päeva jälle töötanud ja nüüd ma sain jälle uue pakkumise vahepeal. Ja pakkumine on jälle sarnane nagu see, kus ma töötasin varem, ehk siis see, kus ma sõitsin iga esmaspäev sisse ja iga reede välja. Ma sain jälle sama pakkumise lihtsalt kuskil teise firma alla järgmisest esmaspäevast. Ehk siis, mis mu jutu point on see, et mul on jälle see moment käes, kui ma pean minema juhataja juurde ja rääkima, ma pean jälle ära minema. Ma olen reaalselt teinud 2 kuu jooksul seda, ma arvan, mingi 4 korda või. Peaks ütlema ära, et ülilebo, nagu mida rohkem ma seda teen, seda lebomaks läheb. It is very easy. Reaalselt, kui algselt oli see, et ma ikkagi mõtlesin eelmine õhtu enne tööpäeva voodis oma ette, et kuidas ma nüüd serveerin, järgmine päev tervenisti, et siis nüüd on see, et igaks juhuks hakkan see vahepeal sõitma. Nüüd on käes see aeg, kus ma tunnen ennast ülienesekindlalt, ma olen seal peale kordagi mõelnud, ma olen elanud oma elu. Lükkab mulda maha ja nii lahe. 10 minutit veel bitches ja siis on väike lõunapaus. Joo, ma olen nüüd lõunalt tagasi. Ma sain räägitud juhatajaga, et mul on homme viimane päev. Kuidas see jutuajamine läks? Ma ütleks niimoodi, et jälle minu liigne enesekindlus maksis mulle kätte. Nüüd on käes see aeg, kus ma tunnen ennast ülienesekindlalt, ma olen seal peale kordagi mõelnud, ma olen elanud oma elu. Nägite küll, mis mentaliteediga ma sinna peale lendasin, et ma olen nii palju teinud, üldse põlemad, mõtle üle, ja see kõik on väga tore sinnamaani, kuni ei mõtle läbi, mida sa ütled, mis järjekorras ja nii edasi. See ei ole oluline muidu tavastaabis, see on oluline selliste jutuajamiste puhul, et sa valid, millest sa alustad ja millest sa lõpetad selleks, et see tekst ei tunduks mingi kahtlane. Ühesõnaga, mina lendasin siis sinna, tere, et mina otsin juhatajat nimega Chilli, et kus tema on. Siis seal oli juhuslikult üks teine juhataja, kellega ma hea meelega ei sooviks rääkida, sest et ta ei ole kõige lahedam. Ja tema ütles mulle selle peale, et teda ei ole praegu, et räägi, milles asi. Mul oli mingi tahta vaiba, siis räägi, milles asi, et vahet ei ole, kellele ma tegelikult räägin ju. No, tegelikult ikka veits on. Ma ütlesingi talle, kuule, mul on sulle väike uudis, ta oli mingi, mis on? Siis ma ütlesin, et kuule, et ma lähen siin homsest minema, et ma sain parema tööd. Ühesõnaga, ma lendasin talle kraesse selle kõige negatiivse uudisega, et ma oleks võinud asju teistpidi enam, aga vahet ei ole, ma tegin selle ära. On nagu ta on. Tavaliselt, kui siukest teksti rääkida, siis kõigepealt peab alustama sellest, tee ennast haavatavaks. Ehk siis jäta mulje, nagu sa oleksid peksa saanud kutsika, kellele peab kaasa tundma. Ekita mingi situatsioon, kus ta mõtleb, et issand, no jah, et üks asjast midagi. Sa ei ründa kohe selle põhiuudisega, vaid sa kõigepealt teed asja nagu teerulliga. Kõigepealt ajad teerulliga asja siledaks ning siis pannakse osvad alles peale. Ma ei ole kindel, mis loogikas on. Mida iganes. Ühesõnaga ja niimoodi päris peale ei lennata ja ma olen seda hästi palju kordi teinud ja ma teen täpselt niisuguse vestlusi läbi viia. Ma olen liigs enesekindluse pärast elus saanud, ma arvan, kõige rohkem peksa ja ma sain seda jälle. Ütleme, et see viis mul ka tuju ära, kui ma nägin selle venna nägu. Esiteks ta on niisugune 60-ndates elu peale üsnagi vihane meesterahvas. Muru oli kunagi rohelisem, muru enam ei ole roheline, on ju tüdruk, on ju. Mida sa itsitad siin? Et nagu sellise mentaliteediga inimene ka veel peale kauba, on ju. Ta oli nagu nii pettud, et ta lõi mingit paberitükikest ja võttis seda peast kinni. Oi, mis nüüd küll saab? Juhu, ma olen jälle uue töökoha peal.
tundub jälle mingi ürilemotöö, täitsa ma olen nii õnnelik. Lihtsalt täiesti uskumatu, kuidas mul ikka selle karjäärivalikuga nii vedas. Aga täna hommikul on nii fucking külm, et see on jälle see moment, kus on mõte, et Tairi, kas see, et sa tahad Eestisse tagasi kolida, kas see on ikka hea mõte? Näitan teile ka natukene siis sees seda piirkonna ühte uhkemat Roadhouse'i. Toiduvalik on nagu ikka ainult paljast vorsti või tavalist kooki, mitte mingit salatit, värsket, null täiesti nagu alati, suhkrujoogid, küpsised, no null ampull. Siin oli kohalike farmerite poolt pandud kokku mingi mee ja moosivalik. Võtsin mee ligi, aga ei maitsenud üldse hästi, nii et andsin majakaaslasele tasuta ära. Siin ma filmin töökaaslase Rekat, millega siis tema minu teerulli ühest kohast teisse paigutab. Reka ülilahe, siis saab magada, nupud, värgid, särgid, engine break'id, bla bla bla. Siin on siis see kurikuulus stabilisaator, mis kui katki läheb, täiesti hullu maja, kuidas nad seda hooldama peavad iga tööpäeva lõpp. Nad peavad kõik need üksipulgi läbi käima, täiesti lamp, milleks nad saavad sama palka, mida mina. There's a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Need to hear what I'm saying. Gotta say hello. Hello bitches. Mina oma tasuta hotellist jälle siin. Tavai mõtlesin, et räägin natuke sellest õhtusöögisüsteemist ka ennem, kui ma näitan. Ühesõnaga õhtusöömissöögisüsteem on siis siukene, et õhtusöömissöögi mulle anti mingi kaart ja ma nüüd lähen kuskile pubisse, ma annan selle kaardi neile. Ma saan seal pubis tasuta süüa. Ma ei tea, mis teil süüa veel on või mis teema nagu on, aga ma lähen tšekin kohe üle. Kohe kuksest sisse tuleb, on sinu ees peldik, ehk siis pole vaja kaugele joosta, lendad laivi. Vau, vannitoopeeglid on küll, no ütleme nii, et õlmad lahti, sinna, tänna, igal poolt saad vaadata. Ja mis siin on, mida te näete? Mida te näete siin inimesed? Ma saan otses mõttes 2 päeva olen mõelnud selle peale, et ma tahaks, et minu hotellis oleks vann ja mis siin on? Ja mis siin on? Vann, natuke kõle, aga sellegi poolest LA vann. Nii, aga lähme siis siit edasi niimoodi uhkelt, vaadake neid kapinupukesi. Nii, mis siin siis on? Kapp on nii suur. Võt sellist kapi võtan tulevikus endale ka, et mul on lihtsalt kapp, saate aru, lihtsalt kapi uksed, teed kapi lahti ja opapa, sahtlid on siin sees, ei ole mingit segadust, ehk siis kui mingisugune draama siin juhtub, siis lihtsalt sahtel kinni ja uks kinni, keegi ei näe. Vot, super, mulle meeldib. Aga liigume edasi. Vaadake, siin on, Tairi on siin juba käinud, nagu näete, jälg on maha jäetud. Nagu eelnevas hotelliski, siis on ka selles hotellis süsteem niimoodi, et iga hommikusöök ja lõunasöök jäetakse mulle iga päev tuppa. Mis siin siis on? Hommikusöök, vaatame, oi jummel. Inimesed. Mul puuduvad lihtsalt sõnad. Valge sai, 2 viilu, mitte midagi vahel pole, tuul puhub läbi. Helbed, moos. Parem oleks, et külmkapis oleks midagi inimlikumat, sest et see ei ole söök. Miks ma ütlen, et see ei ole söök? Minu jaoks on söök see, mis tuleb otse maa seest. Kas te näete siin midagi, mis on otse maa seest? Ei ole. Kõik on inimese tehtud, ehk siis see ei ole söök.
söök on see, mis tuleb maa seest. Aga vaatame, kas siin on midagi mulla. Või kas see on mingi pissi või? See on õunamahl. Näeb nagu piss välja, kuulge, no vaadake seda. Jogurt ja hulga piima. Jällegi, me ei ole väikesed lehmad, me ei pea piima jooma. Aga selle jaoks ma lahendasin probleemi ise juba ära. Salat kanaga ja munaga. Ma olen väga üllatunud. Siin on väike kastmekene, on ju. Väike šokolaada. Oi, need krõpsud, ülihead krõpsud. See on eile ennast täiesti üle nendest. Ma sõin neid ära terve paki. Okei, väga kena. Kuigi see hommikusöök jätab ikkagi küsitava mulje, et kas ma siis sööngi seda või söön seda või? Seda, kus tuul puhub läbi või? See sai. Ma ei oska täpselt öelda. Lauaga on ka niimoodi, et väga ilus pikk, uhke laud on ju, aga pääbust prostituutidele. Jällegi ma olen suhteliselt koljato on ju, et nagu väga minuga arvestada ei saa, aga siiski mu põlv on siin nagu mida iganes, liiga lühikene. Ta ei ole lihtsalt praktiline. Kuidas ma lähen siin alla? Jalad on kõveras, veri jääb kinni, hakkab mingi häda pihta. Siin on laud on ju, näevad välja nagu sahtlid. Siin külje peal on mingi selline süsteem. Volüümi saab panna, siis on raadio 2 ja mingi kõll. Aga see ei käi lahti nagu. Ei ühe, äkki käib nii. Ei käi. Kahtane seis. Olen üritanud seda näppida siin juba jupp aega, aga ma ei saa hakkama. TV jälle siin, no. Aga olgu, lähme siis vaatame õue ka. Seekord on mul terass ja puha. Oi, ma ei usu, mida ma näen. Ma ei usu, mida ma näen. Kas te näete seda kutid või? Kas te näete seda või? Ma maksin selle eest täpselt nii palju, 0. Need vennad maksid mulle peale, et ma siia tuleks. Reaalselt mu agent kirjas, Tairi, palun leia mingisugune viis, et siia tulla, kuna sa saad tulla. Ja no okei, niimoodi ma võin tulla küll ju. Siin saab isegi istuda ja peesitada. Kutid ja. See on ilu, noh. See on ilu, ma ütlen. Siin on niisugused kenad lauakesed ka iga ukse kõrval, et kui sa teed tobi, siis see best place ever. Siin ongi tuhatoos ja värki, kahjuks tobi ei tee, aga noh, koht on iseenesest minu meelest väga ilus ja kena. Ma olen väga meeldivalt üllatunud, nagu oh my god, vot sihukest elu ma olengi väärt, on ju. Et no vaadake neid kardinaid, keegi on siin mingi faceplanti pannud või midagi. Aga ja kardinad on niisugust silver carva ja uksed on klaasist ja püksid on mul kukekad, see on täiesti savi. Et teeme ära, noh. Nii, uks kinni, sest et siin on tegemist ikkagi naiste rahvaga, kes ei soovi kutsumata külalisi. Aga jah, polegi midagi, sai kätte ja no mis asi see on reaalselt, noh, ausalt, noh. Kukkel, jah, vot selle nimi on kukkel. Aga ma näen, et siin piilub mingi väike või ka. Ai. Ja siis mingi džämm. Oleks et peanut butterit siis panna, mingi džämm. Mis džämm? See on suhtelt niisama kui siia, kui ta on. See on ikka täitsa lamp, ma ütlen. Aga poodi on niisugused punased, ainult roosilehed on puudu. Täis helkur. Outfit goals. Outfit of the day. Nietu money, nietu džengi. No ütleme nii, et võib olla rahul. Võib olla väga rahul sinu olukorraga. Natuke külm on, aga tuleb paneme heatingut just juurde ja ma lihtsalt armastan tänapäevad. Mina olen see mutt, kes kasvas üles ahiküttega. Ehk iga kord, kui ma koolis koju olen, siis oli nii külm ja pidin kahju hakkama kütma, aga vaadake, kus ma nüüd jõudnud olen lihtsalt. Ma olen jõudnud siia. Piip. Näed, teeb piip ja värki. Siin ma nüüd olen, on ju. Sitta sul ahikütete. Ühesõnaga, mina olen tulnud ahiküttega kodust ja nüüd ma olen siin lihtsalt mingi pult, on ju. Aga super luks. Ma üritan siis mina olla jälle preili eeskujulik, on ju.
laua taga huisaan seda teha, sellepärast et laud on kääbustele. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen siis voodis nii, nagu ei peaks tegema, aga ma teen siis, ja mis siin on? Vaadake, pistikupesa ette on pandud metallist. Mis asi see olema? Oota, tõstame eest ära. Vaatame kohe seda. Kuidas palun nagu? Ma ütleks praegu, et ma olen maksnud, aga ma ei ole maksnud. Aga siin näenda. No vaadake, mis siin toimub. See on teie meelest õiglane või? Nagu... Mis see siis on siis? See on... see on neti see teema. Võt siia saab raadima panna. Aga pohhu, ma ei tunnista. Ma tegin ikkagi õigesti. Sellegi poolest, mis koha peal sa oled, on ju? Ma ei saa panna seda siia ja vaadake. Ikka pettunud olla. Fuck. Mis ma nüüd teen? Istun seal laua taga, mingi jalad krõnkses. Mida fuck? Teisel pool ka ei ole. Ütle nüüd. Teisel pool ka ei ole. Mis ma ikka öelda oskan? Tuleb pikendus ühe kaasa võtta. Järgmine kord. Eks paneme siis siia ja istun siin laua taga mingi tont. Selge. Selge. I